Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees Maris Lauri sõnas Isamaa linnapea kandidaadi valikut kommenteerides, et kui Raudsepast saabki Tallinna linnapea, on tal omasid algatusi väga keeruline läbi suruda. Lauri seob väite Keskerakonna suure fraktsiooni koosseisuga Tallinna linnavolikogus. Ta on üpris nõrgas positsioonis, seda enam, et Keskerakonna kõige suurema erakonna võim volikogus on väga tugev ja tundub, et Mihhail Kõlvart saab sealt selle kaudu väga hästi tegelikult juhtida seda, mismoodi Tallinnas asjad liikuma hakkavad. Ükski asi läbi volikogu ei lähe, kui Mihhail Kõlvartile see ei sobi, mis tähendab seda, et sellel linnapeal, kellel absoluutselt puudub igasugune poliitiline jõud, on väga keeruline ennast kehtestada. Isamaa erakonna Tallinna piirkonna juhi Riina Solmani sõnul ei ole aga küsimustki selles, kas uut linnapea kandidaati kuulda võetakse või mitte. Kui nüüd natukene süübida Peeter Raudsepa tausta, siis tegemist on väga väärika tippjuhiga, kes tunneb riigisektorit, tunneb erasektorit, on majandusalase ja rahandusalase taustaga ja ta on väga hinnatud juht. Et selles mõttes küsimust ei saa olla, et Peetrit kuidagi kuulda ei võeta. Ta on juba nendel lõpupäevadel meie protsessidesse süvenenud, koalitsioonileppesse süvenenud, saanud ka sõna sekka öelda. Konjunktuuriinstituudi juhina on Raudsepp väga kõlavalt kritiseerinud erinevaid valitsuse otsuste tagajärgi majandusele. Tallinna linnavolikogu parempoolsete värskelt valitud fraktsiooni esimees Indrek Luuberg ei usu, et tegu oleks Isamaa ninanipsuga Reformierakonnale, kellele võiks varasemate väljaütlemiste tõttu Raudsepp mõjuda punase rätikuna. Luuberg toob siinkohal välja hoopis uue tahu. Kui vaadata Isamaa viimase aja kommunikatsiooni, siis mulle jäi pigem mulje, et olid ikkagi väga hädas selle inimese leidmisega, et kuigi ju ka härra Raudsepp, tema puhul ka ju see tehing siis tehti mingi nädal tagasi, eks ole, mis tähendab seda, et Isamaa ju ammu kuulutas juba, et neil on suurepärane kandidaat olemas, et järelikult nad ikkagi olid selle leidmisega hädas, et ma arvan, et siin ninanipsust ei ole juttu, pigem nad said kuidagi enam-vähem kaldale ujutud. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa jaoks paistab aga pilt olevat selge. Linna hakkab tegelikult juhtima keskerakondlane Mihhail Kõlvart. Samal ajal on Läänemetsa sõnul Isamaal hea teha juba Riigikogu kampaaniat. Me ju saame sellest kõik aru, see kõige ilmselgem näide on siis sellest, et tulevane linnapea ei osalenud koalitsiooni läbirääkimistel, nii et tema eest pandi see kokku, aga tal ei olegi vaja teada, see tegelikult teda ei huvitagi suure tõenäosusega. Et nemad hakkavad Isamaa poliitikat ajama, valitsusega kaklema, see, mis koalitsioonilepingus on kirjas, seda ju teab Mihhail Kõlvart, ehk siis tegelik võim on, või nii-öelda linnajuhtimine on Mihhail Kõlvarti käes, eks ta ongi vaikimisi niimoodi kokku lepitud ja Isamaa saab nüüd siis teha sellist Riigikogu kampaaniat selle positsiooni pealt.